Soodoma ja Gomorra linnad olid suured ja jõukad, majanduskasv, elujärje paranemine, ühiskonna areng ikkagi 21. sajand enne Kristust või natukene vähem. Abraham oli aga mees, kes palvetas ja tema sai aru, et asjad on siiski halvad. Ta muretses oma vennapoja pärast, kes seal elas ja palus Jumalat, et ta linnade peale halastaks. Abrahami palve meenutab kauplemist Idamaa turul. Ta ütles Jumalale, kas sa tõesti tahad hävitada õige koos õelaga? Vahest on linnas 50 õiget. Jäägu kaugele sinust see tegu, et õigel käib käsi nii nagu õelalgi. Ja Jumal vastas, olgu peale, ei hävita. Aga kui 50-st jääb puudu 5, kas sa nende 5 pärast hävitad need linnad? Jumal vastas, ei hävita. Abraham tingis seni, kuni Jumal oli nõus, et kui ka ainult 10 õiget leitakse, jäävad linnad alles. Ja Abraham lõpetas palve. Ei leitud 10. Linnad hävitati. Me ei tea, mis oleks saanud, kui Abraham oleks edasi palvetanud. Või kelle palve peale Eestimaad on säästetud.